nii mõnelgi on veel tugitoolid, pehmed tugitoolid. Tõnu Aare, suurepärane sügislugu, Sügistuuled. See on üks lahe lugu. Head sõnad ja hea viis ja ongi hea lugu. Nii, siis teeme endale selgeks, jupitame ära. Võtame selle noodi ette. Siin on palju bassikäike. Võtad bassikäigud, teeme ka endale selgeks. Bass on väga tähtis reggae-muusikas. Ma panen natuke pildi siia kätte peale ja hakkan vaatama. Nii. Kapo on teises vahes. Noh, jah, laulu pärast. Tõnu laulis veel kõrgemalt kuskilt. Ja hakkame siis rütmist, see on kõige tähtsam. Esimene löök on bass. Selline tüüpiline reggae. Ja siis esimeses taktis kohe on väike bassikäik. B. Viienda keele teisel astmel. D on lahtine neljas. Ja topelt bassid, see tähendab, et me mängime edasi-tagasi meedikaga, jah. C. E-moll. Natuke summutada ka proovime, et siis kontroll oleks nagu selle asja üle, kui palju lahtisi keeli on ja proovime korra veel introt, jah. 3, 4. Nii, ja nüüd hakkab siis laul, esimene salm. Kõikidel, kel hing on sees, on midagi ees. Ja C-tuuri käik tuleb ja see käik hakkab kohe esimesest löögist pihta, nii et me C-tuuri kui sellist võtta nagu ei jõuagi, me hakkame tema seest 3 kõla mängima. Mängime alt ülesse välja, kõik C-tuuri 3 kõla noodid läbi. Nii, ja sellega saabki terve takt läbi, jah. Ja siis vaatame selle teise käigu ka. Siis tuleb A-moll ja E-moll. E-moll on 2 takti. Esimest takt mängime ja teises taktis mängime lõppu bassikäigu. Tagurpidi käik. E, B, G. Jah. Nii. Ja edaspidi, kui me seda C-tärni näeme, siis see tähendabki jälle, et selle koha peal on see sama käik ja et lihtsalt välja ei ole rohkem kirjutatud. Proovime salmist nagu saada. Algusest, jah. Kõikidel, kel hing on sees, on midagi eest. See käik. Melgi on veel. Sama soovi. Tagurpidi käik nüüd. Kõikidel, kel hing on sees, on midagi käes ja nii mõnelgi on veel tugitoolid, pehmed tugitoolid. Nii, salmiga on siis ühel pool. Hakkame refrään. Laske moosegant. Selle bassikäigu siia saame, mõtleme D-tuuri peale, nii nagu ta on siin, jah. Esimene bass on D ise, jah. 4. lahtine. Fis, võta kasutame oma väikest sõrme siin, jah.
ja A on juba sõrme all, nii et üks liigutus. Jah. Pisut pingutud, jah. Proovime siis. Jah, ta tuleb kolmandasse rajas uuesti. Lähme siis refiga. 3, jah. Laske moosekätt nüüd. Pisut pikutab. Kui ükskord sügis on käes, siis suvest võib vaid unistada muud kui poevoodi. Maga edasi, lauleb peidus meis veel, kuid laulmas on väljas hilis sügis tuleb. Nii, see on põhikäik nüüd, jah. Siin on sama asi, et me ei jõua seda akordi ise nagu suurt väga mängidagi. Ühe korra see jõuab vist üle tõmmata. Hilis sügis tuleb. Ühe korra jõuab seda E-molli lüüa, siis me keskendume selle käigu mängimise peale. Siin on konkreetne meloodia sees. Tavaliselt kõige osavamad sõrmed on 1 ja 3. Me jõuame need ümber tõsta küll, kui me tahame. Ja hüppab korra kolmandale keelele. Ja siis mängutehniliselt, no kõige loogilisem, kõige õigem oleks mängida siis kasutades nojah, see väike liigutus tegelikult, et 2 ja 4, 2 variantist, kas 2 ja 4 või 1 ja 3. Vaadake ise, kumb teil mugavam on. 1 ja 3 on nagu kindlam tavaliselt. Nii, ja siis siin rohkem ei ole seda E-molli käiku tuleb siis viimase fraasi uuesti. Proovime refi kokku panna. E-moll, jah. Laske moosekätt, pisut pikutab, kui ükskord sügis on käes, siis suvest võid vaid unistada muud kui poevoodi. Aga edasi, lauleb peidus meis veel, kuid laulmas on väljas hilis sügis tuleb. Elad päeval, sügis tuleb. Nii, ja kui me nüüd tuleb teine sõlm ja siis midagi uut nagu ei tule ja kui on päris lõppu jõutud ja ref on juba korra läbi mängitud, siis lõpuks see sama fraas jääb sinna lõppu kordama. Nii, see hajub ja hääbub, jah. Ööd ja päeval, sügis tuleb. Ööd ja päeval, sügis tuleb. Ööd ja päeval. Nii. Selline ongi siis lugu, mida võiks teada. Igaüks, iga kitarrimees. Head teed sellega.